Mulle meenub hetkel see, kuidas ma öösiti ärkasin üles ja tulin Pirita randa, kuskile kivide peale ronisin, et leida enda sees mingisugust rahu, aga see oli nagu hetkeline. Ma olin täitsa katki seest pidiselt ja mul olid suured võlad ja mul oli alkoholisõltuvus nii tugev, et ma ei osanud sellest kuidagi nagu välja tulla. Ema oli kristlane ja ta käis mulle palju peale, et mine kirikusse, aga see läks nagu ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Aga kui elu raskused kasvasid üle pea, siis see mõte, et kirikusse minna, tundus nagu viimane võimalus, kus leida veel päästet oma olukorras. Läksin Alfale niimoodi, et see oli poole peal ja mul oli väga raske minna sinna, sellepärast et kartsin seda, et mida teised arvavad must, et kui ma nüüd poole pealt tulen ja mul oli hästi palju selliseid valesid mõtteid peas või selliseid, mis nagu õudselt tahtsid mind takistada Alfale tulemast. Aga ma teadsin lihtsalt, et ma pean sinna minema. Ma teadsin, et ma pean minema ja käima selle Alfa kursuse läbi, sellepärast, et mul ei olnud nagu lootust enam kuskilt mujalt, kui ainult Jumala käest, et Jumal saab mind aidata sellest välja, kus ma sellel hetkel olin. Jumal hakkas vabastama mind kõigepealt sellest, et ma ei tahtnud enam alkoholi. Ma nagu unustasin ära üldse selle alkoholi. Mul ei olnud nagu vajadust enam alkoholi juua. Jumal kinkis mulle uued sõbrad ja hakkas mind seespidiselt terveks tegema. Ma leidsin endale imeilusa abikaasa ja Jumal kinkis meile armsa tütre ja kõik need asjad, mida ma ei osanud enam oma elus unistadagi, need asjad on Jumal kinkinud mulle, abikaasa, pere kui ka lootus ja tahta nagu edasi elada. Alfa kursuselt ma sain lootuse, et mu elu võib muutuda. Ma nägin, et Jeesus muutis mu elu ja see julgustas mind nii palju, et kui ma nägin, et kellelgi teisel oli raske, siis ma julgesin ta kutsuda ka Alfa kursusele, et ka tema elu saaks muudetud ja olles tema kõrval, siis ma nägin, kui võimsalt saab Jeesus muuta ka teiste elusid.